Me võiksime äkki firma nime saamise loo rääkida. Jah, aga räägi sa. Aga räägi sa. Jah. Ütled, et meil on üks tore lugu firma nime saamisest. Ikka mina räägin, okei. Kui me oma firma asutasime ja meil oli sündinud väikene mammu perre, mõte tiirles kogu aeg selle ümber, et meie mänguväljakud, liivakastid, kiiged, väikesed lapsed meie mänguväljakutel. Ja siis hakkasime mõtlema, et väikse lapse sammud tipp-tipp-tapp. Ja kordasime seda nime tipp-tipp-tapp ja nii ta meile külge jäigi. Äkki me räägiks sellest, kuidas see asi idee alguse sai? Räägid sa siis? Räägin. Jah, Kadri räägib. Et siis, kui meil hakkas perre sündima esimene laps, hakkasime vaatama ka sündiva lapse tarbeks mänguväljakut, oma koduaeda. Ja meile sattusid ilmselt teele juhuse tahtel väga sellised õiged lahendused, näiteks välismaine toode, mis osutus väga-väga kalliks, väheste funktsioonidega. Eesti tootjate kvaliteet meid ei rahuldanud. Siis tekkis mõte, et kui maailmas ringi rändad ja igal pool on mänguväljakuid, et ühel päeval peaks Eestis ka niiviisi olema. Et võib-olla meie suudaksime midagi ära teha. Kui eksisteeriks selline asi nagu vajaduspõhine ettevõtlus, siis oleksid just Kadri Klaassen ja Rasmus Varunov selle ettevõtlusvormi sünonüümid. Nagu iga suur firma, siis tegelikult peab alguse saama garaažist, nagu Microsoftki. Me läksime sõbraga garaaži, valmistasime 2 esimest toodet, liume ja 1 vedrukiige, võtsime nad auto käru peale ja sõitsime 2 päevaks Jäneda-Laadale. 2 päeva jooksul meil õnnestus 1 liumägi maha müüa ja tekitada endale 1-2 uut klienti. Ja siis pakkisime ülejäänud kaup, mis alles jäi käru peale, sõitsime tagasi ja hakkasime need asju tootma ja tegema. Kodusest garaažinurgast alguse saanud ettevõte on napi 13 aastaga paisutanud oma tootepagasi 2 tagasihoidlikult atraktsioonilt 600-ni. Mänguväljakute kõrvale on lisandunud skatepargid ja spordiväljakud. Tipp-tipp-tapp OÜ on 2 hasartse noore inimese selline, ma ütleksin, vallatus. Et mulle meeldivad, kuidas nad arenedes on osanud olla mänglevad ja nad ei võta oma ettevõtlust nii tõsiselt, et ei suudaks iseenda üle ka nalja heita. Ja ma arvan ise ka suhteliselt paljulapselise isana, et neid mänguväljakuid on tarvis, nendest saadakse palju rõõmu ja see rõõm on kuidagi tagasi sidestatud selle ettevõtte emotsionaalses kultuuris ka, et nad meeldivad mulle oma reipusega. Kui üldjuhul meenutab kogu tootmisprotsess üht suurt lusti ja lillepidu, siis müük ja eksport pigem sõjalist vallutusoperatsiooni. Tipp-tipp-tapp ei ekspordi pelgalt üksikuid mänguväljakuid mõnda naaberriiki, vaid on edukalt käivitanud tarneahela 22 riiki üle terve maailma, teiste seas Itaaliasse, Katari ja Taiwaani. Minul oleks neil üks küsimus tegelikult, et mis on see trikk, millega nad müüvad Taiwani Eesti laste mänguväljaku mööblit. Et miks palju odavamas kohas ei toodeta sellist kraami ise? Et kui ma saaks, ma kohe küsiks. Ja paljud on küsinud, et kuidas me seda teeme. Üks moment messiboks oli täis pisikesi taivaanlasi. Nad tõid kokku mitmel õhtul lasteaedade koolide direktoreid, nii nimetavad neid väikseid taivaanlasi,
keda siis toodi laua taha ja neile näidati Euroopa inimesi ja me ei saanud aru, mis nad seal teevad, et kas nad nüüd tulevad kopeerima meie head disaini või mis asja ja kui nad ütlesid seda, et tahaksid meie mänguväljakuid osta, oli see tegelikult tohutu nagu üllatus, et tegelikult peaks nagu tooma asju Taiwanis ja sealt tootma. Siis me ei saanud aru, et miks nad seda teevad. Ja siis me võtsime meie ekspordijuhi ja meie peadisaineri, panime nad lennuki peale ja lennutasime nad Taiwani, et nad läheksid vaatama, miks need kliendid ostavad neid tooteid ja miks neile meeldib. Ja tuli välja seda, et tegelikult Taiwanis, sealses riigis neile väga meeldib euroopalik disain, euroopalik ärikultuur ja need inimesed, kes siin Euroopas on ja nad väga tahavad nendega äri teha. Kogu selle mängulisuse keskel tajuvad Kadri ja Rasmus aga selgelt ka vastutust, mis ettevõtjatena igapäevaselt nende õlgadel lasub. Tohutu vastutus on oma inimeste eest, oma töötajate eest. Sest olgugi, et kui meil on 50 inimest tööl, aga iga inimese taga, kes meil töötaja, tal on ema, tal on võib-olla vanaema, tal on lapsed, et me võime öelda, et iga inimese taga, kes meil töötab, on 2-3 inimest. Ja see ei ole vastutus ainult 50 inimese eest, vaid see on 50 perekonna käekäigu eest ja teades, et kui sa täna teed mingi vale otsuse, siis see mõjutab neid kõiki. Need samad mudilaste naeratavad näod ja see siiras tänurõõm, mis iga projekti üleandmisel pisikeste lõpptarbijate nägudelt peegeldub, on innustanud edasi punnima ka siis, kui silmitsi on seistud raskemate aegadega. See lõppklient on nii siiras, et ta ei valeta sulle kunagi, kas talle meeldib või ei meeldi, et see on ka tegelikult niisugune suur motivaator, mis meile väga palju jõudu annab raskematel hetkedel. Et meil on ilus töö.